Mina olen Anu, tulen Lääne-Virumaalt. Mina olen Reelika ja mina tulen Järvamaalt. Ja mina olen Viivika Pärnumaalt. Ja meie töötame siis maakondlikes arenduskeskustes noorte ettevõtlikkuse koordinaatoritena. See tähendab, et me teeme tööd küll otse noortega, aga samas me teeme ka väga suurt koostööd koolidega ja toetame õpetajaid siis erinevate seminaride, koolituste, erinevate muude tegevuste näol. Selleks, et siis nende töö oma õpilaste ettevõtlikkuse edendamisel oleks hõlpsam ja tõhusam. Kui me kõik siin kevadel jäime kodudesse, koolid läksid distantsõppele, siis ja paljud tegelikult kolisid oma erinevate koolituse seminaridega veebi üle, siis meie saime aru, et meie oma sihtrühmale, kes siis on õpetajad, õpilased ja kes tegelikult suurem osa oma ärkveloleku ajast ilmselt veetsidki veebis, seda pakkuda ei saa, sest me oleksime pigem segavad ja pigem nagu koormust juurde toovad, siis meil nagu oli päris palju nuputamist, et mismoodi oma toetavaid tegevusi edasi neile pakkuda. Aga kui aprillis tuli siis teade alla, et 15. maist lõpeb distantsõppe sellisel kujul, nagu ta seni oli toimunud ära ja kooli oodatakse pigem selliseid õpilasi, kes võib-olla kõige paremini pole hakkama saanud, kuid distantsõppel, aga samas tuleks ka pakkuda selliseid arendavaid ja sisulisi tegevusi neile, kes on hästi hakkama saanud. Saime aru, et see on see koht, kus me nüüd saaksime koolidele abiks olla. Võtsime siis lisaks meie 3, võtsime endale juurde siis sellised kauaaegsed koostööpartnerid, haridusinnovaatori ja visualiseerija Kati Orava ja noorsootöö valdkonna eksperdi Marika Valteri, kellega siis koos hakkasime arutama, mida teha ja sihukese piiratud ajaga Zoomi koosoleku lõpuks valmis meil tegelikult selline hea mõte, mida me koolidele saaksime pakkuda ja selleks oli siis selline projektõppenädal veebis, kus siis noor on iseseisvas, aga samas ikkagi mõtestatud töös ja tegemistes ühe nädala jooksul, töötab mingisuguse kogukonna probleemi lahendamise nimel ühe nädala jooksul ja õppib selle kestel siis palju uusi oskusi ja teadmisi. Ja mõned koosolekud veel ja meie mõte tundus valmis olevat. Peegeldasime seda ideed veel kooliinimestele ja siis ei olnudki mitte midagi muud, kui tuli hakata koolidele seda pakkuma. Kui koolide poole pöörduda, et meil on nüüd selline suurepärane tööriist, et me pakuksime teile seda kasutamiseks, siis me teadsime ka seda, et kui kooli poole pöördutakse, siis sul peab olema vastata küsimusele, et aga kuidas see õppetegevust toetab. Ja siis me alustasimegi sellest, et me panime kõik kirja õpiväljundid nii teise kooliastme kui 3. kooliastme õpiväljundid ja mõtlesime läbi ka selle, et kuidas ta meie ettevõtliku kooli tulemi tööriista toetab. Ehk tulemi tööriist on siis selline tööriist, et õppimisel peab olema eesmärk, praktiliselt peab läbi saama teha, kogukonda panustama ja nädala lõpus ka mõju mõõtma, ehk siis mõtestama läbi selle, mida me nädala jooksul õppinud oleme. Ja fookuses oli muidugi ka üldpädevuste arendamine õpilastes. Ja nii me siis seda koolidele pakkuma hakkasime ja sellise tööriista välja mõtlesime ja siis nii ta läks. Ennast juhtiva õppija suurepärane tööriist tänasesse kooli distantsõppel. Et näitan kiirelt ka seda sellist avalehte, mis siis õpilasele avanes igal hommikul. Tuli siis õpilane veebi ja siis sai vastava päeva kohalt siis avanes talle selle päeva ülesanne koos siis erinevate õppevideotega, töölehtedega, harjutusülesannetega või selliste, et kõik see, mis oli vaja tal selle päeva ülesande lahendamiseks, oli seal veebis olemas ja selle abil sai ta siis ise või koos oma väikse sellise meeskonnaga seda päeva ülesannet lahendada, laadida see vastavasse keskkonda õhtuks üles, mis siis õpetaja talle andnud oli ja õpetaja tõesti selliseks ainukeseks mureks jäi siis see, et ta õhtul vaatas, et kas need tööd sinna laekunud on.
projektõppenädala läbivaks märksõnaks on visualiseerimine. Kui me oleme harjunud enda mõtteid ja ideid kirja panema sõnade kaudu, siis läbi visualiseerimise me saame kasutada erinevate kujundite ja sümbolite süsteemi, sest sama süsteemi me kasutame ju matemaatikas, kus on pluss- ja miinusmärgid, korrutamine, jagamine. Kasutades siis visualiseerimist saab esile tuua just olulised mõtted ja ideed. Projektõppe nädalal osales meil üle 1000 õpilase 23 koolist ja nädalat ette valmistades oli meil 2 sellist põhisuunda. Üks oli pakkuda õpetajatele tuge, et nendel oleks võimalik tegeleda õpiabi vajavate õpilastega ning teisalt pakkuda õpilastele teistmoodi õppimisviisi ja huvitavat nädalat. Projekt oma eesmärgi täitis. Õpetajad olid rõõmsad selle üle, et nende koormus distantsõppel õppivate õpilastega langes. Nad andsid hommikul veebilehe aadressi kätte, õhtuks olid ülesanded üles laetud ja õpilased tõid välja selle, et nad said õppida teistmoodi viisil, kasutades loovust, planeerides iseenda aega, sest siin ei olnud oluline, millisel kellaajal päevast sa oma tööd ära teed. Nad õppisid tegema meeskonnatööd veebis, õppisid kasutama erinevaid rakendusi ja mis kõige olulisem, nad nautisid seda protsessi ning kasutavad visualiseerimise meetodit ka edaspidi. Me saime 3 maakonna koostöö selle projekti kaudu väga edukalt tööle ning see ei jää meil kindlasti viimaseks, me kavatseme jätkata ning järgmine uus põnev asi on tulemas juba kevadel. Projektõppenädala kohta, kui koolidel on huvi, siis see tööriist on vabalt kasutatav ja meiega võib julgelt ühendust võtta. Aitäh! Anu Relika ja Viivika, väga tore. Kõigepealt üks küsimus, mis on tulnud siin vaatajalt kuulajalt. Kuidas koolid projektnädala ideega kaasa tulid? Ma arvan, et iga piirkond võib vastata natukene iseenda eest. Ja mina võin vastata Lääne-Virumaa eest, siis tõesti tegelikult huvi oli väga suur. Ja kui meil just seepärast, et me reklaamisemise või tegelikult see mõte ju oligi pakkuda seda nendele õpilastele, kes on hästi hakkama saanud ja võtta see koormus õpetajatelt ära, et nad saaksid rahulikult tegeleda ainult nendega, kes seda õppetööd tõesti vajasid. Ja selles suhtes see müümine läks väga edukalt ja kuigi meil oli teisele ja kolmandale kooliastmele, põhikooliastmele see mõeldud, siis ma ei tea, minu maakonnas isegi võttis üks gümnaasiumi osa endale selle kasutusele ja sealt tegelikult tuli sellist väga head tagasisidet, et me natukene pabistasime, et äkki see on liiga lapselik, aga tegelikult nad oskasid analüüsida hästi seda, mida nad sealt said paremini võib-olla kui need nooremad. Relika? No Järvamaal täpselt samamoodi. Ja pärast koolid ütlesid, et me vajaksime veel selliseid tööriistu, mis oleks füüsika ja matemaatikaga võib-olla seotud, et see on nendele väga suureks abiks oli sellel hetkel. Viivika? Pärnumaal täpselt sama lugu, et koolid tulid väga hästi kaasa, nad soovivad selle sama asjaga jätkata ja samamoodi küsiti siis teiste ainete põhiseid projektõppenädalaid. Mille pinnalt need uued ideed võiksid nii-öelda rakenduda? Et kus see teadmine siis teieni jõuab? Et 3 kahtlusteta tarka naist, aga et kusagilt on vaja võib-olla mingit teadmisi juurde. Kuidas te seda probleemi iseenda jaoks lahendasite? Eks me suhtleme oma koolidega ja sealt tulebki meie jaoks sisend. Nemad ütlevad, mis teil vaja oleks ja eks me ennem kui see distantsõppe hakkas üldse siis või distantsõppe ajal, siis me ju kogu aeg küsisime, kuidas me saame teid aidata ja vastuseks saime kõik 3 et kui te meid rahule jätate, siis te nii aitatege meid. Ja siis meil oli vaja midagi välja mõelda. Et oleks enda tegevust, et ei segata teisi midagi. Iseenesest väga hea plaan. Mis need järgmised juba natukene töös olevad projektid on teil praegu? Et oleme ette valmistamas Pärnumaalt alguse saanud sellist perekondlikku võistlussarja. Me oleme minemas sellega kevadperioodil Lääne-Virumaale ja Järvamaale ja kui koolid hästi kaasa tulevad ja asi õnnestub, siis loodame lõpuks laieneda ka üle Eesti. Kas selles kõiges oli vihje sellele ka, et lapsevanemad kuidagi ka märkasid seda teie välja pakutud ideed, sest mulle tundub, et see sama kevadine karantiiniaeg oli eriti väljakutse, et kuidas siduda neid tegevusi perekonna siseselt, kus nii täiskasvanud kui lapsed vajasid
nii-öelda aega ja võimalusi. Ja lapsevanemad märkasid ja tegelikult osades nendes projektõppe nädala tegevustes lõid ka lapsevanemad kaasa. Just, et neid tegevusi tehti või seda eesmärgi poole liiguti tegelikult tihtipeale ka koos perega. Väga tore. Mis te iseenda jaoks teada saite? Igaüks saab öelda ühe asja seda projekti tehes. Mida te ise, siin ei ole vaja teiste poole vaadata. Mida te iseenda kohta teada saite? No mina vastasin seda, et mul on meeskond, mida ma ennem ei teadnud, sest oma maakonnas teen ma tööd üksi. Anu? Mul on sama, et koostöös peitub jõud. Ivika. Me oleme niivõrd erinevad inimesed ja selles peitub meie tugevus. Väga tore. Suur aitäh teile selle tegevuse eest, mis te tegite. Andke klikker ikkagi siia, aga siis see jää teile, aga tänu aplaus siit ja ettekande eest ka suur tänu. Aitäh.